Kaos ilmus taas Lähis-Ida kaardile 13. mail 2026, tekitades Ameerika Ühendriikide vaenlastele tõelist survet. Nad avastavad, et ameeriklaste liitlasvõrgustik on hakanud iseseisvalt tegutsema. Vaikides diskreetsete operatsioonidega, etteteatamata rünnakutega ja sõjaliste manöövritega, mis tabavad otse Iraani, kartelle ja terrorismiga seotud rühmitusi. Kui Trump paneb punase joone lauale, hakkavad liitlased, kes varem ootasid, et Washington kõik ära lahendab, tungima Ameerika Ühendriikide vaenlaste tegevusruumi. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave kõrgeima ajakirjandusliku kvaliteedi ja usaldusväärsusega. Milson Alvese kõige plahvatuslikum info tuli Pärsia lahest. Reuters avalikustas, et Saudi Araabia korraldas märtsi lõpus avalikustamata rünnakuid Iraani vastu, vastuseks Iraani rünnakutele kuningriigi vastu. Aastaid käsitleti Rialiti kui suurvõimu, mis sõltus Ameerika sõjalisest kaitsest. Nüüd, piirkondliku sõja keskel ei jäänud Saudi Araabia lihtsalt ootama Washingtoni käsku, vaid vastas ise, nagu Lääne ja Iraani ametnikud Reutersile ütlesid. Saudi õhujõud korraldasid rünnakuid Iraani territooriumil pärast seda, kui Teherani režiim oli tabanud Saudi Araabia territooriumi, tsiviilinfrastruktuur ja naftataristu. Oluline detail, mis muudab kõike, on see, et neid rünnakuid ei kasutatud ametlikus propagandas. Neist ei tehtud sõjaväeparaadi ega kuulutatud neid välja kui suurt etendust. Need jäid varjatuks, sest selline tegevus on mõeldud sõnumi edastamiseks. Ilma täieliku sõda alustamata näitas Saudi Araabia Iraanile, et vaikselt rünnakuid taluv aeg on läbi. Trump ei pruugi vajada Ameerika sõduri paigutamist igasse Lähis-Ida nurka, kui strateegilised liitlased hakkavad mõistma, et Iraani režiim taganeb ainult siis, kui maksab selle eest tõelist hinda. Teise sammu astusid Araabia Ühendemiraadid, milles Guardian teatas Wall Street Journali andmetele tuginedes, et emiraadid korraldasid konflikti ajal salajase rünnaku Iraani vastu. Sealhulgas rünnaku Iraani Laamani saarele vahetult enne 7. aprilli relvarahu. Rünnak olevat olnud vastus Iraani agressioonile emiraatide rajatiste vastu. See tähendab, et Iraan ründas. Ta arvas, et Ameerika Ühendriikide liitlased jäävad ainult kaitsele, kuid sai vastuse, mis lähtus piirkondliku sõja enda loogikast. See ongi see punkt, mis paneb Teherani valvsaks. Sõda ei piirdu enam Trumpi, Iisraeli ja Pentagoniga. Nüüd peab Iraani režiim vaatama Pärsia lahe poole ja mõistma, et riigid, mis varem püüdsid jääda diplomaatia varju, on hakanud tegutsema otseselt. Mõned teevad seda ettevaatlikult, teised agressiivsemalt, kuid kõik on aru saanud ühest ja samast asjast. Kui Iraan kasutab droone, rakette, meresabotaaži ja relvarühmitusi, et survestada Ameerika Ühendriikide liitlasi, siis võivad need liitlased samuti rünnata Iraani ilma avaliku luba küsimata. Kuveit on samuti selle kriisi keskmesse sattunud. Kuveidi võimud teatasid, et vähemalt 4 islamirevolutsioonilise kaardiväe liiget tabati, kui nad üritasid korraldada terrorirünnakuid Bubio saarel, mis on suurim saar Kuveidi rannikul. See juhtum näitab, et Iraan ei reageeri ainult Ameerika baasidele või Iisraelile. Teheran püüab avada väikseid rindeid, infiltreerida agente, testida saari, survestada marsruute ja tekitada ebakindlust Pärsia lahe äärealadel. Aga nüüd seisavad Ameerika Ühendriikide liitlased silmitsi jõududega, mis avavad rindeid, infiltreerivad agente, testivad saari, survestavad marsruute ja tekitavad ebakindlust Pärsia lahe äärealadel. Aga nüüd on liitlased tähelepanelikumad, paremini relvastatud ja vähem valmis aktsepteerima, et Iraan liigutab oma nuppe varjatult. Vahetu tagajärg on see, et Donald Trump saab endale teistsuguse laua. Seisva liidu asemel, mis ootab, et Washington üksi veritseks, tekib liitlaste võrgustik, mis hakkab osa survest enda peale võtma. Suurbritannia saadab sõjalisi vahendeid laevanduse kaitseks ja iga selline samm vähendab Iraani režiimi võimalusi teeselda, et nad kontrollivad kriisi. Suurbritannia teatas, et saadab miinijahtimise autonoomsed süsteemid, Typhooni hävitajad ja sõjalaeva HMS Dragon rahvusvahelisele missioonile, mille eesmärk on kaitsta laevandust. Briti kaitseminister John Healey tutvustas plaani virtuaalsel kohtumisel, kus osales üle 40 esindaja teistest riikidest. London teatas samuti 115 miljoni naela eraldamisest miinijahtimise droonide ja droonivastaste süsteemide jaoks. See muudab kriisi kaalu. Briti vastus koos Prantsusmaa tegevuse ja teiste riikide kohalolekuga näitab, et liitlased on mõistnud. Meresõiduvabadus ei tohi jääda režiimi pantvangi, kes kasutab merd väljapressimiseks.
samal ajal Ameerika poolel hoiab Trump peamise surve Iraani tuumaprogrammile. Erinevus seisneb nüüd selles, et ka liitlased tegutsevad. Nad ei ole enam ainult Ameerika sõja pealtvaatajad, vaid tegutsevad ise, soovides takistada Iraanil muuta Pärsia lahte ohuga kontrollitavaks tsooniks. Kui Trump avaldab survet, kurdavad liitlased avalikult, kuid kulisside taga teavad paljud valitsused, et kuritegelik struktuur mõistab ainult kulu, blokeerimist, luuret ja jõudu. Ja just sellepärast kasvabki praegu arutelu salajaste operatsioonide üle. Austria sattus samuti uudistesse pärast seda, kui Eurofighteri hävitajad saadeti 2 päeva jooksul 2 korral välja, kuna Ameerika Ühendriikide sõjalennukid sisenesid Austria õhuruumi ilma eelneva loata. Anadolu andmetel liigub Ameerika sõjamasin suurel kiirusel ülemaailmse pingete faasis. Kui Lähis-Idas on sõda, Pärsia lahes kriis, surve kartellidele ning vaidlused Hiina ja Venemaaga, hakkavad luure ja toetuslennukid töötama palju intensiivsemas tempos. Arendus, luure ja toetusüksused hakkavad töötama palju intensiivsemas tempos. Kõik muutub pingelisemaks nende jaoks, kes arvasid, et Trump jääb üksi. Ta ei jää. Võib olla diplomaatilist müra, võib olla kulissitedaguseid vaidlusi, võib olla liitlasvalitsus, kes püüab oma avalikku mainet päästa. Aga tegelikkuses on lääne julgeolekumasinavärk taas liikuma hakanud. Ajalugu näitab, et selline vaikne tegutsemine muudab sageli kriisi kulgu enne, kui avalikkus kõigest aru saab. Ajalugu näitab, et selline vaikne tegutsemine muudab sageli kriisi kulgu enne, kui avalikkus kõigest aru saab. 2007. aastal. Israel hävitas väidetava tuumareaktori Süürias ja tunnistas operatsiooni ametlikult alles rohkem kui 10 aastat hiljem. Reuters teatas, et Iisrael tunnistas 2018. aastal, et pommitas seda kohta ja väitis, et see peaks olema hoiatus Iraanile. Aastaid hiljem leidis rahvusvaheline aatomienergiaagentuur Deir al-Zori kohaga seotud uraani jälgi ning jäi seisukohale, et see rajatis oli tõenäoliselt deklareerimata reaktor. See juhtum on oluline, sest tõestab, et Ameerika Ühendriikide liitlased ei oota alati avalikku koosolekut, rahvusvahelist resolutsiooni ega pressikonverentsi, et strateegiliste ohtude vastu tegutseda. Mõnikord saab maailm sellest teada alles hiljem ja siis mõistetakse, et salajane tegevus on ära hoidnud palju suurema probleemi. On ka teisi näiteid, mis aitavad praegust olukorda mõista. Neid on veel. Iisrael on juba rünnanud tuumarajatisi väljaspool oma piire, et takistada vaenulikel režiimidel strateegilise võimekuse saavutamist. Nad on juba rünnanud sellist võimekust. Ühendkuningriik on erinevate mereliste kriiside ajal suurendanud turvalisust laevateedel, kui elulised huvid on olnud ohus. Pärsia lahe riigid, kes on pikka aega olnud tagasihoidlikud, avastavad nüüd, et ainult diplomaatilisele noodile lootmisest ei piisa, kui droonid ja raketid tabavad lennujaamu, rafineerimistehaseid, sadamaid ja linnu. Praegu toimubki see hoiakute muutus reaalajas. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare. Nii saad olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves, aamen!